loodetavasti on nagu sinus, kes sa täna kuulad meid, loodetavasti on sinus olemas selline pisik, mis nagu suunab selles suunas, et aga võib-olla on elus nagu miskit veel, võib-olla ma ei pea olema täpselt nii, nagu mu emad ja isad asju organiseerisid ja omale raamistikku lõid, kuidas õige elu käib, sest et nii mina, Ingrid kui Kaira, kes me tänase kõne kokku panime, me tahame kutsuda sind natukene kastist välja ja näidata, mis on plussid ja miinused kogu sellel teekonnal. Aga võib-olla alguseks, Joia, paar sõna sinu kohta, siis ma räägin natuke enda kohta ja siis saaks hakata tulistama praktilisi vägevaid küsimusi, et mis värk on siis kahe riigi vahel elamisega ja kuidas see enda jaoks välja mõelda. Ja, tere kõigile minu poolt ka. No mina olen Hispaania eestlane olnud juba varsti peaaegu 3 aastat. Nii et olen teinud väheke kardinaalsemaid otsuseid kui Egle. Kohe hüppasin pea ees sisse ja samamoodi olen hästi ettevõtlik tegus. Mul on parasjagu lapsi, tegemisi ja olen žonglöörinud oma elu nii siin kui sealpool ja see ongi see perspektiiv, kust ma olen hästi põnev täna Egle käest küsimusi küsida, sest ma olen olnud mõlemal pool. Ja minu pärast võibki teele minna. Ja saan siis küsida sinu käest teiste toredate inimeste juuresolekul neid samu küsimusi, mida ma võib-olla olen ja mida ma võib-olla ei ole ka sult küsinud, sest et midagi ma ei tea ka, mida ma täna tahan teada saada. Ja mina olen Egle, olen Hispaanias, ma alustasin 1-nädalaste selliste ampsudega, läksin edasi 2 nädala peale ja nüüd olen 3-nädalaste ampsudega ja võib-olla isegi kaaluks 6 siin ja 6 seal. Aga ma olen sariettevõtja olnud väga pikka aega. Mul on tegelikult 3 lapse ema ka ja see on kindlasti võib-olla koht, millest rääkida, et kuidas reisida niimoodi, et sul on 3 last Eestis või et kas sa võtad nad kaasa või nagu mis mõttes, eks ju. Aga minu teekond Hispaaniasse hakkas tegelikult selle koha pealt, et mõned võib-olla siin kõnes oleme kokku puutunud Amazoni maastikuga. Ma kõrvetasin hästi tugevasti oma närvisüsteemi läbi, tehes kõiksugu kreisisid maailma vallutusi Amazoni ka ja siis ühesõnaga kärsahais oli nii suur ja oli mingisugune veebruar, mingi 2. veebruar ja nagu üldse nagu patareis mitte midagi ei olnud ja siis mul tuli täpselt see tunne, et come on, ma olen mõelnud viimased 4 aastat, et Joia, sina ütlesid väga ilusasti, et me oleme inimesele nagu patareid, eks ju. Kui ma saan looduselt ja päikeselt energiat ja ma saan seda vastu võtta, siis ma saan endast rohkem anda ka. Ja ma olin seda elementi tundnud, seda kibedat tõde, ma olin tundnud päris tükk aega, kuni selle hetkeni, kui ma täiesti läbi põlesin ja siis ma mõtlesin nagu F-it, et ma lähen proovin, ma olen nädal aega seal, mul olid mingisugused Amazoni tuttavad juba ees, kes samamoodi käisid, vahepeal olid nagu off-season ehk siis ma ei tea, oktoobrist mingi aprillini elasid seal ja siis tulid suveks jälle Eestisse tagasi, ehk siis ma nagu täiesti võõrasse keskkonda ei läinud. Aga mõtlesin, et okei, parim, mis ma teha saan, on vähemasti proovida ja kui mulle ei meeldi, ma tulen ära. Ja ma pean ütlema siin disclaimerina, et Hispaania ei ole ainukene koht, kus ma olen proovinud leida sellist nagu ärakäimise ja patareide laadimise kohta. Mul oli algselt kohe see mõte, et kui ma mingi riigi leian, siis ma tahan hakata käima seal regulaarselt. Ma tahan, et mul on kogu aeg naha peal jume, et ma ei ole kunagi selline valge luigekene, sest järelikult siis pole piisavalt palju päikest saanud ja D-vitamiini varud on ka tühjad. Ja ma käisin ka Portugalis ja ma proovisin elada, isegi 6 aega elasin ühes väiksemas kalurikülas, et kas selline nagu solituudi elu oleks hea ka nagu närvisüsteemile, et keskendun ainult tööle iseendale, aga see mulle ikkagi ei meeldinud, sest Portugali ja Hispaania väiksemad sellised linnakesed, et sa pead ikkagi keelt oskama. Ja sellepärast ma lõpetasin Marbellas, mis on tänapäevane selline melting pot, ehk siis seal on koos britid, rootslased, soomlased, Beneluxi riigid, sakslased, ameeriklased
tänaval käid, kuuled väga sageli eesti keelt, üle 30 000 eestlase minu meelest on täiesti ametlikult seal pesitsemas, nii et lõpuks oma otsingute tagajärjel ma tõdesin, et ma tahan ikkagi inglise keeles hakkama saada ja sellepärast jäi Marbella mulle selliseks pesaks. Aga Ingrid, tulista, sul on mingisugused küsimused? Varrukas, nii et ja kusjuures teie, kes te kuulate, siin on olemas ka jutustamise mullikene kuskil. Aga kui sa ei näe jutustamise mullikest või sa ei ole Google Meetsiga väga hästi kursis, jutustamise mullikene on vaata seal all paremal nurgas, chat with everyone, kui kursor peale läheb, siis pane oma küsimus siia või kui sa ei leia seda üles, siis on keskel on raise hand ja siis sa võid raise hand'i panna ja siis ma saan ka näha, et sa tahad midagi küsida, nii et kõik on valmis ja kõik küsimused on väga-väga teretulnud. Kui sul ise kaalud, et sa võib-olla tahad aeg-ajalt sutsakaid ära käia, siis mis kohad on sind takistanud, nagu viska need mulle ja Joyale. Mina hoian siin silma peal ja siis toon küsimused nähtavaks ja kuuldavaks ka Eglele. Just. Egle, kas sina alustasid oma teekonda üksinda või sul oli keegi selles kohas kaasas ka sinuga? Ei, ma alustasin üksinda. Mul oligi elus selline koht, kus ma olin läbi käinud lahutuse. Ma saan oma eksabikaasaga imeliselt hästi läbi. Meil on 3 last. Ja siis meil oli selline rütm, et 2 nädalat nad on minu juures ja 2 nädalat nad on tema juures. Ja kui ma olin 2 nädalat Eestis, kõlgutasin jalga üle põlve sellel nii-öelda 2. veebruaril ja oli pime ja kõle. Ja siis ma mõtlesin, et miks ma ei võiks jalga kõlgutada kuskil, kus on päike ka. Ja siis täiesti üksinda. Ma mäletan, see paanika tegelikult oli päris suur, kui ma mõtlesin, et ma olin lennujaamas ja istusin seal ja mõtlesin, nagu, miks mul on vaja võtta oma arvuti ja T-särk ja teksad ja minna kuskile võõrasse kohta, kus ma isegi ei tea, kuidas liiklus toimub, kuidas kogu nagu ühiskond toimub, kuidas ma saan nagu, ma ei tea, isegi internetti kuskil kohvikus või mis iganes on ju. Aga päriselt ka, kui ma ei proovi, siis ma ei saa ju teada ja kaotada ei ole, ütleme nii, et peale raha, kui see on mingit jama kokku ei korralda endale, eks ju, mida ma ka korraldasin, ma ühe korra suutsin väga kreisilt kalli auto endale rentida teadmata, et ma üldse nii kalli auto endale rentisin, mis Hispaania teravatel ära ei mahu. Et peale raha tegelikult ei ole mitte midagi kaotada, nii et ma arvan, et veebruaris on tegelikult kõik plaanid tunduvad väga apetiitsed, sest Eestis ei toimu veebruaris peale vabariigi aastapäeva mitte midagi. Sa oled praegu seda elu elanud 2,5 aastat. Mis oli see hetk, kus ei olnud enam lihtsalt Hispaanias päikeseampsude tegemine, vaid sellest sa hakkasid nagu teadlikult ehitama või looma elu 2 riigi vahel? Tegelikult, kui aus olla, siis mul hakkas elu rohkem looma sinna, kui ma kohtasin oma elukaaslast, kes on hollandlane, aga ta elab Hispaanias, ta on seal juba mitu aastat elanud. Enne seda ma ikkagi minu tugivõrgustik olid minu sõbrad, mõned üksikud sõbrad, kes ka tulid ja läksid ja siis mõned üksikud expatid, kellega ma selleks ajaks olin jõudnud Coworkis tuttavaks saada, aga juhtus nii, et ma umbes 6 kuud olin pendeldanud edasi-tagasi ja selle asemel, et rentida kuskil villas tuba või väike Airbnb, hakkasin ma mõtlema selle peale, et võib-olla mul võiks olla endal pesa. Sellepärast, et kui ma tulen ja lähen, siis lõpuks hakkas mulle närvidele käima see, et ma tassin mingid kohvrid kaasas ja siis Air Balticul on hetkel ikkagi see nõme 8 kilo reegel, mida nad aeg-ajalt suvatsevad suvalisel hetkel üle kaaluda ja siis sa maksad neile juurde, sest no kellel on 8 kilo kohvris on ja kui sa lähed nädalaks ajaks, et seda on natukene vähe. Ja siis ma juba mõtlesin, tegin listi sõpradest, kes juba elasid Costa del Solis ja mõtlesin, et äkki ma jätan ühe kohvritäie asju lihtsalt nende juurde, et ma ei tassiks kaasas nii palju asju. Aga tol hetkel ma hakkasin natuke geopoliitika peale samamoodi mõtlema ja müüsin maha Eestis ühe ridaelamu ja selle ridaelamu raha eest ostsin Hispaaniasse täiesti renoveerimata parsa, no ikka täiesti renoveerimata parsa. Ütleme nii, et kui sa
Hispaanias tahad midagi osta, siis nüüd sama raha eest sa saad 2 korda sitem asja. Noh, jah, laias laastus on ju, et mitte küll nii. Jah, saab. Noh, ütleme nii, et laias laastus on niimoodi, et 2 korda sitem asi. Ja siis ma ikkagi läksin seda teed ja lootes, et siis ma saan oma kohvrikese jätta sinna ja kui mind ei ole Hispaanias, siis ma saan selle Airbnb kaudu välja rentida ja see oli minu loogika. Aga mul elu viis ka sellesse kohta, kus ma kohtasin oma praegust tulevast abikaasat, nii et siis ma hakkasin juba mõtlema, et damit, ma ei saa enam niisama käia siis, kui ma tulen ja lähen, vaid et ma tahan siin suhet ehitama hakata, aga mul on lapsed Eestis. Mismoodi ma kogu selle kompoti nagu alla neelan. Ja päris pikka aega ma tegelikult ei suutnudki seda kompotti alla neelata, sest et ma käisin mõnikord nädala kaupa, mõnikord 2 nädala kaupa ja kogu aeg oli siuke tunne, et nagu seda on palju. Kui ma oleksin olnud üksinda ja ma oleksin saanud valida, et okei, ma lähen novembris 1 nädalaks ja võib-olla alles järgmises aprillis lähen, eks ju, järgmiseks nädalaks on ju, siis ei oleks kogu aeg siukest tunnet, et kott on kuskil nurgas ja see on pakitud ja ma jälle lähen kuskil kella 7 lennu peale ja ärkan kell 5 üles, eks ju. Aga nii läks ja praegu ma olen graafikus, kus ma 3 nädalat olen Eestis, just nüüd laupäeval lähen tagasi Hispaaniasse ja 3 nädalat olen Hispaanias ja suved veedan Eestis. Nii et kes vähegi on käinud Costa del Solis suvel, siis 35 kraadi ja päike ei ole tegelikult see, mis väga palju energiat annaks. Ja, just. Siin on tulnud küsimus laste kohta, et kuidas sa laste kooliga ära majandada, aga siin võibki vist üle märkida, et sul on lapsed kogu aeg Eestis. Mul on lapsed kogu aeg Eestis, sest et ma olen oma eks-abikaasast lahus, me saame mega hästi läbi ja meil on ongi selline graafik tehtud, et 3 nädalat ja 3 nädalat, aga mis ei tähenda, et ma ei oleks võtnud neid ka Hispaaniasse kaasa ja neid kooli pannud. Hispaanias El Rosario piirkonnas, kui ma nüüd ei eksi, on Eesti kool ja nemad võtavad aluseks sinu lapse kooliõppe kava, ehk siis lähevad stuudiumisse või mis iganes programmi su kool kasutab ja vaatavad koos lapsega üle, mis õpetaja eelmiseks päevaks on tunniplaani teinud ja mis kodused ülesanded ta on andnud. Ja laps siis juhendatud sellises vabaõppes teeb oma asjad ära ja ta tegelikult maha ei jää. Ja minu kõik 3 last, kes olid vanuses, siin veel aasta aega tagasi oli vanuses 8 kuni 18, kõik said seal oma asjad ära tehtud. Nad olid 2 nädalat seal koolis, aga osad pered hoiavad täiesti terve kvartal või pool aastat, et sõltub, mis reisiplaanid endal on. Sa rääkisid, Egle, natuke oma sellest äri ja tegevuse poolest ka ja sa oled üles ehitanud Amazoni ettevõtteid ja teinud mitmemiljonilise exiti ja ma arvan, et väga paljud inimesed vaatavad sellist elu ja mõtlevad, et 2 riigi vahel elamine on rikaste mäng ju. Et mis tal see ära teha on? Et kui nüüd nagu räägiks nüüd ausalt sinuga, et kui palju sellest on tegelikult raha, küsimus ja kui palju on julguse, organiseerimise ja ka prioriteetide küsimus? Ja see on väga aus küsimus ja me kindlasti peame sellest rääkima, sellepärast et jah, ma olen teinud küll, ma olen mitmeid ettevõtteid maha müünud, aga nagu iga sariettevõtja, siis kõik see raha, mis sa teenid, sa paned järgmistesse ettevõtetesse kinni ja see raha on kinni, sul ei ole pangakontol mingisuguseid 100 000, isegi mitte 10 000 ja isegi mitte 1000, sest kes iganes on ettevõtet kasvatanud, teab, et kasvufaasis on nagu kapitali ehk siis raha kogu aeg igale poole vaja, igalt poolt on kogu aeg raha puudu. Ja samamoodi mul ka, nagu ütleme nii, et CV-s võis olla küll päris ilus pilt, et jah, mitu ettevõtet tehtud ja mitu maha müüdud ja isegi Äripäeval üks konverentsisari, aga pangakontol oli 750 on ju. Ja täpselt selline seis meil oligi veebruaris, kui oli kõik pime, kõik kole ja pangakontol on enam 750, ehk siis ma hakkasin Hispaanias käima sellest kohast, kust ma ei saanud lubada endale luksust. Ma pidin arendama oma järgmisi ettevõtteid edasi ja ma leiutasin välja sellise valemi, mida ma täiesti võin jagada ka ja täiesti töötab kusjuures. Aga siin on vaja möönduseid teha nüüd oma elustiili ja kõigega. Kuna mina olin sellel ajal, kui mul laps ei olnud, olin tegelikult nii-öelda üksi kodus, siis ma kasutasin reisimiseks seda üksi kodus olemise aega ja ma rentisin enda Tallinna kodu, mis on paari magamistoaga kodu,
rentisin välja Airbnb's. Nüüd ebamugavus on see, et sa pead oma riided panema soovituslikult ühte või kahte kappi, mitte kõikidesse kappidesse, eks ju. Sa pead olema leplik sellega, et võib-olla kui su makaronid või hirsitangud on ära söödud, eks ju, et siis see on lihtsalt nagu hospitality ja kõik nagu käib sinna Airbnb asja juurde. Ma nagu leppisin kõige selle ebamugavuse ja sellega, aga see võtab nii-öelda, et pakkida enda elu Airbnb-ks valmis, kes iganes on seda teinud, sa tead, et mina võtsin seda nagu trennina, et selle asemel, et minna ja kuskil rauda tõsta, ma lihtsalt tolmasin ühest toast teise, riided siin ja siis šampoonipudelid siin ja nagu toppisin ära ja siis nagu üks magamistuba oli lukus ja minu asjad olid seal. Mitte, et oleks mugav olnud seda tekitada ja pärast, kui tagasi tuled, on ju, lahti pakkida kõike seda asja. Aga mõnes mõttes on see väga loogiline, kui sa lihtsalt tahad proovida pimedal ajal natuke teistsugust elustiili, siis see on kõik seda väärt. Ja kuna minu kodu Eestis oli paari magamistoaga, aga üks nagu esimene väga hea häkk, mida ma tahaksin sulle anda, vahet ei ole, mis riigis sa käima hakkad, siis ära rendi endale nagu full suurt korterit Airbnb-s. Sa oma Eesti kodu eest kindlasti ei saa sama raha, nagu sa saad Hispaanias või Portugalis sama suure korteri eest, sest hinnavahed on ikkagi väga suured tegelikult, sest me oleme ikkagi Põhjamaa ja off-season. Aga Airbnb-d on täiesti aastaringselt võimalik Eestis teha, aga kui sul on natuke suurem korter ja ka sa võtad Hispaanias villas ühe toa, siis see on mega hea kombo, sellepärast, et sul on tuba villas, villades on reeglina bassein, aiad, suur elutuba, ühine köök, et selle asemel, et sa oled mingisuguses pisikeses pimedas urkastuudios, mis on mingisugune põhjapoolne ja niiske ja valgus sinna sisse ei lähe, ehk siis kõige odavamad kohad on ju. Saad sa ennast ette kujutada nagu, et okei, ma olen siin villas ja enamasti off-season villade toad on väga mõistliku hinnaga. Nad on, kui sa nüüd nädala kaupa mina neid rentisin, siis ma maksin midagi 130 kuni 150 eurot nädala eest, samal ajal kui sa rendid tervet korterit või sellist stuudiokorterit ja siis sul läheb ikkagi 300. Teine häkk, kuidas raha kokku hoida ja nii-öelda 750 kontoga hakkama saada, on see, et toiduhinnad. Siin sa nagu ei pea üldse muretsema. Hispaanias on toit odavam, väga palju söögikohti, mis on Hispaania nagu kohalikele tehtud ja seal sa võid hommikusööki süüa 3,50 eest. Lihtsalt otsid need kohad üles, et ei pea mingi fancy'sse rannabaari minema. Autot otseselt rentima ei pea, sest et Hispaanias on Malagast kuni suuremat, mis iganes suurem linn on kas rongiliinid või on bussiliinid. Ja mina läksin alati bussiga Marbellasse ja taksohinnad on sisuliselt samad kui Eestis. Ja kui mul Airbnb natuke kaugemal, siis ma võtsin lihtsalt paari euro eest takso, aga kui ma sain kõndida, siis ma lihtsalt kõndisin oma Airbnb-sse sealt bussijaamast ja rendiauto peale tegelikult see raha kulutama ei pea, sest sa võtad ikkagi Airbnb sellises kohas, kus toidupood on, ma ei tea, kuni poole kilomeetri kaugusel, rand on ka mingi paari kilomeetri kaugusel, eks ju. Mina vaatasin ka, et mul oleks mingisugune co-working space. Kui sa tahad, et kõik need asjad oleks koos, siis kuskile Marbella äärelinna, Puerto Banuse kanti, et sinna saab täitsa vaadata, seal on ka neid nii-öelda mõistlikke co-working space. Ja niimoodi tegelikult, kui sa hakkad vaatama, siis rahaliselt sa väga palju juurde ei peagi maksma. Jah, mõni võib siin küsida, et okei, aga lennupilet, see on ikkagi ju lisakulu. Aga 3 lapse emana, tehes kogu seda logistikat Eestis, mis ma tavaliselt tegin, mul läks mingisugune 80 kuni 100 eurot nädalas või pooleteist nädala peale bensiiniraha. Ja soodsamad lennupiletid Marbellasse on ka mingi vahemikus 180 kuni 200 midagi. Kui sa viitsid Arlandas ümber istuda, kui sa otse tahad lennata, siis head diilid on 350 kanti. Nii, et kui juba sagedamini lennata, siis ei viitsi enam Arlandast alati läbi käia, aga 180-ga saad tegelikult täitsa tuldud. Joia, mis sinu kõige soodsam lennupilet on, mis sa oled võtnud? No minu tütar, kõige vanem tütar, kes nüüd päris tihti lendab Eesti vahelt, siis tema on siin ka, viimati ma ostsin talle pileti, mingisugune 150 euri eest vist või?
kuskil No see midagi tähendab ilmselt, et vahemikus mingi 8 kuni 12 tundi pead planeerima nagu lennupäevaks, aga mina lennupäevadel alati töötasin arvutiga nagu klapid peas, ootan kuskil Arlanda lennujaamas võib-olla 3-4 kas siis tundi. Arlanda või siis läbi Londoni? Jah. Londonis muidugi, kes väga palju ei reisi läbi Londoni, sa pead kindlasti passi kaasa võtma ja sa pead arvestama, et su ümberistumine ei ole tund aega, sest et sealt sa pead minema piirist tagasi nagu nii-öelda maale ja siis tagasi check-in'i tegema, ehk siis kogu see triangel võib aega võtta, et mina alati vaatan, et mul oleks vähemasti 3 tundi 2 lennu vahel. Eriti kui sa lähed Ryanairiga, sellepärast Ryanair ütleb, et nemad ei ole connecting flight company ja kui sa jääd järgmisest lennust maha, sest lennujaamas on palju inimesi, siis sa oled selles ise süüdi. Nii et Londoni puhul on see väikene element juures. Küsitakse siin ka, mitmed inimesed küsivad, et kust kohast sa vaatad neid tubasid villades, et mis portaale sa kasutad, kus saab? Airbnb-d vaatan ja tegelikult on, kui sa tahad veel soodsamalt saada, siis lähed Facebooki ja otsid üles need grupid, kus on rentalid, mingi holiday rental või midagi sellist ja seal inimesed rendivad enda kinnisvara ja nad saavad sulle pakkuda natuke soodsamat hinda, sest nad ei ole kõik ilmtingimata booking.com-i ja Airbnb platvormidel, kus sa pead vahendustasu maksma ja selle võrra saab sealt soodsamaid diile, aga see võtab natukene niisugust tuhnimist. Mina võtsin enda villatoad kõik Airbnb-st ja Airbnb-st sa saad sorteerida room, ainult nagu room, mitte entire nagu home, nii et pane ainult room ja siis sa leiad hästi kiiresti need villad üles. Nagu, kui ma peaks uuesti nullist pihta hakkama, siis ma põhimõtteliselt elaksingi ainult villades, sest ma saan nii palju tagasi sealt. Seal on, kui läheb hästi ja seal on teisi inimesi ka neid tubasid rentimas ja nad on nagu toredad inimesed, nad üldiselt on ekspatid, nad räägivad inglise keelt, saad nendega õhtuti, ma ei tea, filmi vaadata elutoas või sotsialiseeruda või hommikukohvi juua või basseini ääres hängida, on ju. Et üks miinus, mis niimoodi Eestist ära käies ja oma sõpradest ja perest eemale minnes on see, et sa võid üksikuna tunda ennast mingisugusel hetkel, aga villas elades see šanss nagu läheb väiksemaks. Peab lihtsalt joppama, et samal ajal oleks toredaid inimesi seal. Ja, just. Ei saa. Ma praegu täiesti eksprompt mõtlen niimoodi vahele, et mina tulen ju see suvi, tulen pikemalt Eestisse. Nii et põhimõtteliselt Fuengirola südames, Egle, sa oled ka mul kodus käinud, mul on mega ilusas paradiisis kodu. Ma kellegile tuttavale rendin oma 2-toalise apartmenti välja koos basseinide ja kõikide tulede viledega. Et kui kellelgi on lausa selline huvi, see suvi pikemalt siia tulla, siis te võite pärast mulle isiklikult kirjutada. Kuule, Egle, milline kulu või praktiline probleem on sind kogu selle protsessi juures kõige rohkem üllatanud? Mis on sinu jaoks kõige suuremas või päris on tulnud, et wow! Kõige rõvedamad rahalised väljakutsed on olnud tegelikult koolivaheaja lennuhindadega, sest kui Air Baltic ütleb sulle, et otselend on 900 eurot ja allapoole seda mitte kuidagi ei saa, siis nagu mul on lihtsalt keskmine näpp püsti, mida helli, pange teine lennuliin ka sinna lendama praegu. Air Baltic on monopol, kes vähegi Malagasse on lennanud, siis üldiselt lennud on väga täis. Neil ei ole motivatsiooni, igast kirsihinnad, eks ju, Air Balticul on, nagu ma ei tea, Billundisse ja mis iganes Oslodesse on ju, Malagasse never ei ole kirsihindasid. Kõige paremad diilid sa saad siis kätte, kui sa 3 kuud ette hakkad piletihindu vaatama ja kui kogu reisihind tulebki sul seal vahemikus, ma ei tea, ütleme nii, et Air Balticuga ikkagi väga ei saa. Kui sa pead võtma seda nädalast vahemikku, kui sa ei saa suvaliselt seal kuupäevi valida, siis ta ikkagi jääb sinna 320-350 juurde ja see on otselennu puhul hea hind. Aga Air Balticu puhul on hea see, et neil on enamasti juba kõikidel lendudel wifi ka sees, nii et kui sul 4,5 tundi seal tagumik valutab ja istud, et sa saad vähemasti siis tööd teha või ma ei tea, pingida mingisugust Netflixi sarja. Aga ja, lennuhinnad on olnud kõige tobedamad. Toiduhinnad on rõõmustavalt soodsad, eriti kui minna Lidlisse või Aldisse. Või turule.
või turule ja mulle tohutult meeldivad Hispaania laupäevased turud, need, mis on, noh, sina oled Joia minust kui natuke kaugemal, mina olen Nueva Andalusias, mis on noh, sihuke natuke turistilik, aga selle pluss on see, et turud on hästi suured ja sa võid mega soodsa hinna eest saada fantastilisi nahast kotte, 20 € eest täisnahad kotid, hästi suur valik ehteid, väga palju knock-off tooteid, tüübid, kellega kindlasti Costa del Soli rannas kokku puutud esimesel päeval, kui sa lähed sinna ringi kõndima, siis on luki-lukid, need on need mustad aafriklased, kes on paadiga üle mere tulnud ja tahavad raha teenida ja nad tulevad sulle igasugust Gucci't ja Versacet nagu peale määrima, on ju, ja igast Rolexi kellasid, eks ju. Ja siis viisakalt ütled, et ei. Jah, aga jah, lennuhinnad on kõige halvem surprise. Me lennuhindade juurde ma ütleksin sellist asja, et Hispaaniast, Malagast on mega odav lennata kuhu iganes, et kui sa näiteks tuled pikemaks perioodiks siia ja siit minna ümber siia Hispaania saartele või minna iganes Londonisse, sa saad 20-30 euroga lennata siit kui paljudesse sihtkohtadesse, et see on täiesti amazing, kui suur hinnavahe on Hispaaniast lennata juba järgmistesse destinationitesse. Et see on täiesti teema, et siit juba edasi reisida. Ja mul on off-season täiesti plaanis Marokosse lennata 9 € eest. Täiesti tehtav. Ja mina just käisin Ibizal 30 € eest, mul siin keegi sõbrants käis Mallorcal 20 € eest, nii et maailm on ainult sinu ees lahti. Siin on küsimus turvalisuse kohta, et siis kas Hispaanias on turvaline õhtuti tänaval üksi liikuda? Mina olen käinud väga pikalt ikkagi üksinda Hispaanias ja liikunud nii päeval, hommikul, õhtul, öösel üksinda. Ma ei ütleks, et ma nagu tunnen ennast, et ma topin ennast tahtlikult tänavatele nüüd, ma ei tea, peale 11 õhtul on ju, et ma võib-olla seda ei teeks, sest see on ikkagi võõras riik ja mina hispaania keelt nii väga hästi ei räägi, et kui midagi on, siis ma võin seal ju inglise keeles jutustada, aga ütleme nii, et kohalikud hispaanlased, et selle peale võib-olla 100% ei saa loota, et nad oskavad sulle nagu vastata, eks ju, lihtsamad inimesed ei räägi inglise keelt seal. Mina ei ole kordagi kogenud ebaturvalist olukorda naisena ja isegi kui ma üksi ringi käin. Nüüd teine küsimus võib olla see, et kui mul on väike laps kaasas, minu kõige noorem tütar on 10-aastane, ma ei laseks teda üksinda poodi. See ei ole ainult Hispaania asi, see on tegelikult globaalne teema, on väikeste tüdrukute röövimine, inimkaubandus. Me oleme Aafrika lähedal, me oleme suhteliselt sellises kohas, kus on kiire putku pageda, kui sa oled kellegi kätte saanud. Et kui sa lastega seal oled, üldiselt on reegel see, et kooli minnakse autoga vastu. Jah, nad käivad, suuremad lapsed käivad tõuksiga ja jala ja võib-olla enda autoga koolis, aga väiksemad lapsed kuni mingi 5-6 klass, tegelikult vanemad käivad kõik autoga vastas. Ja kui ma tuleks lastega sinna, kas või mingi kvartaliks või niimoodi, kas või Eesti kooli, et siis kõik eeldavad, et sa lähed lapsele ikkagi autoga vastu ja et sa nagu üksi ei lase väikseid lapsi vaata toidupoodi. Eestis ei ole vahet, sa võid Tallinnas seda ka teha. Mina teen ka, ma elan kesklinnas siin Eestis ja ei ole probleemi, mu 10-aastane käib Rimis igal õhtul, kui tal on vaja, aga see ettevaatusabineu, see kehtib nagu igal pool suuremates linnades. Tuleks sinuga korra töö ja sissetuleku juurde veel, et millised töö ja sissetuleku vormid toimivad kahe riigi vahel elades, et jaga oma kogemust. Kui sa mõtled selle peale, et sa tuleksid näiteks suveks Hispaaniasse ja sa näiteks teenindad, ma ei tea, oled baaristööl või midagi, see võib toimida, aga sa pead need positsioonid varem endale välja töötama. Samal ajal ma arvan, et kui sa ainult digitaalis teed application, et see ei pruugi toimida, et kohalikud ikkagi on päris hädas sellega, et ei ole nii palju tööd, kui tahaks ja siis tuled sina sinna, et keegi ei oota sind nii-öelda avatud kätega, et ja tule aita mul siin midagi teha. Nüüd, kui sa ikkagi nagu tahad ja
ja Eestis nii-öelda teed sellist füüsilist tööd, mida ei saa kaasa võtta sinna, siis kõige lihtsamad kohad, kus alustada on Airbnb korterite koristus näiteks, iluteenindajad ja kohvikute ettekandjad. Sealt on võimalik alustada, aga konkurents on päris suur. Hea on see, kui sa saad oma asju teha arvutist, kui sa saad näiteks oled coach või oled konsultant või sa oled inimene, kelle tööandja lubab olla natukene ka arvutis, eks ju, et sa saad Zoomi kaudu oma kontori nagu miitingud ära teha, siis sellisel juhul on off-season Hispaanias viibida täiesti jumalik. Sest et ma mäletan seda hetke, kui ma jälle mingi november või midagi oli ja võtsin oma suure pufaika seljast ära, läksin rannabaari, lõin arvuti sinna laua peal lahti, võtsin oma kohvi kõrvale, päike paistis peale, telefon oli juba niimoodi, et too hot, võta ära päikse käest, on ju, et ei kannata olla ja see, et see päike tuleb sulle peale, see on lihtsalt nagu siuke nagu sul tuleb nagu siuke energia ise kehasse, mida ei saa välja mõtelda, selle energia lihtsalt on ja nagu suu läheb lihtsalt naerule ja nagu selles hetkes kuidagi see motivatsioon ja nagu mingi pilk oma suurele to-do listile ei tundu üldse enam nii tume. Nii et kui sa vähegi saad arvutist oma asju teha ja samal ajal hoida jalgu kas basseinis või olla kuskil rannabaaris, siis ma 100% soovitan. Proovi kas või ühe korra off-season see ära teha ja see ei pea ju Hispaania olema, see võib olla Itaalia, see võib olla Portugal, aga ma ütleksin siin nii palju, et ma käisin Portugali kõige lõunapoolsemas linnas nimega Faro. Olin ka nädal aega, samamoodi nagu ma olin Hispaanias, aga paraku seal ei ole sellist mõnusat melting poti ehk siis nagu sulatusahi kõikidele erinevatele nagu ekspatidele erinevatest riikidest. Seal lendasid lehed ja prügi tänaval tuulega ringi, oli suhteliselt jahe, sest et sinna tulevad ookeani teistsugused tuuled. Costa del Sol'i kaitseb päris palju see kõrge mäestik, mis on kohe tegelikult seal rannale päris lähedal ja igasugused sellised suuremad tuuleiilid jäävad sinna mäe taha kinni. Tõsi on see, et off-season, kui seal olla ja sa tuled ainult nädalaks, siis ikkagi võib juhtuda see, et on vihmanädal. Seda ei saa Joia, eks ju, ette planeerida. Mõnikord me saame selle novembris, mõnikord me saame selle veebruaris, aga vihmanädalad juhtuvad off-season täiesti suvaliselt. No märts ja aprill on kõige ebastabiilsemad kuud kindlasti Hispaanias, kus võib väga suure tõenäosusega vihma tulla. Ja kõige parem aeg, kui sa tahad garanteeritult saada head kogemust, siis tule maikuu algusest kuni oktoobri lõpuni. Siis on väga vähe tõenäoline, et nädal aega järjest sajab vihma ja jäta vahele kindlasti juuli ja august. Ja august ilmselt küll. See on õudukas ja see ei ole ainult mitte sellepärast õudukas, et on temperatuur ülikõrge. See on ka sellepärast õudukas, et Hispaania elab veel üpriski vanas sellises raamistikus. Kõik riigiametnikud saavad puhkust kas juulis või augustis. August on ametlik kuu. August on see, et kõik on kinni, mitte midagi ei tööta. Ja aga mõtle, Hispaania on mega suur riik. Sul võtab lennukiga, kui sa sisened Hispaania õhuruumi, sul võtab 2 tundi minutitega, et üldse lennata nagu sealt põhja poolt nagu Malagasse. Ja kõik need tüübid, kes on nii-öelda puhkusel, nad voolavad ranna äärde. Jah, meil on linnad nagu Alicante ja kõik teised kohad ka, aga Costa del Sol sellest piirkonnast on saamas nagu Euroopa Monaco mõnes mõttes, sellepärast, et ta on Mandri-Euroopa kõige aastaringsemalt stabiilsema ja soojema kliimaga koht. Ja kes vähegi saab endale lubada Costa del Soli tulekut, Costa del Soli on siis see umbes 300-meetrine strip on ju Malagast kuni Gibraltarini. Et ei ole tegu sellise ümmarguse piirkonnaga, vaid selline nagu riba on ju ranna ääres. Ja siis nad kõik voolavad tervest hiiglaslikust Hispaaniast sinna ranna äärde ja need rannad on täis ja kohvikud on täis. Airbnb hinnad on 4 korda kõrgemad kui off-season. Ehk siis ma olen täiesti kindel, et Ingrid väga ei soovita ka rahval nagu teadlikult kogu aeg suvel sinna minna. Et hea on kogemus saada, aga ma jätaksin oma tulekud nagu off-seasonisse, eriti vahemikku, mis on mai kuni oktoobri lõpp.
Kuidas, Egle, võiks inimene kõige targemini testida seda, et kas elu talle üldse sobib? Me tahtsime pakkuda seda võimalust teile, kes te olete täna siin, sest te ilmselt tahate elust rohkem, eriti off-season on ju. Me oleme teinud paar aastat juba sellist ägedat sündmuste sarja nagu Working Holiday ja Working Holiday on nädal aega Hispaanias ilusas mõnusas basseiniga villas, kus sa saad kõik oma töö ära teha, sa ei pea puhkust võtma, aga samal ajal sul on selline bufee. Sul on seiklused, kui tahad minna salsat tantsima, on olemas, sul on olemas vaimsed tegevused, sa saad teha hommikul joogat või teha hommikusulpsu. Working Holiday kontseptsioon on põhimõtteliselt nagu Rootsi laud. Töö on tehtud ja fun ja spirituaalsus ja kvaliteetsed, sarnaselt mõtlevad ettevõtlikud inimesed, meid on seal 10+ midagi, on kõik ühes samas villas olemas. Nii et meie kutse teile on Joia ja Kairaga see, et kui sa tahad proovida ja pikendada Eesti suve, siis meie poolt on kogu programm, millest sa saad ise kokku nagu legodest noppida, mida sa tahad selle nädala jooksul teha ja sa võid täiesti käsi südamel olla rahulik, et kõik töö on tehtud, sest meil on sees ka deep work blokid ja sa võid neid deep work blokke teha kuni õhtuni välja, kui sa tahad ja sa võid skipida nii-öelda need aktiviteedid, mida võib-olla teised inimesed tahavad teha. Ja samal ajal sa saad ära tunnetada, et okei, mismoodi on oktoobri lõpp siin, mismoodi on meretemperatuur, sa saad käia ära poes, sa saad käia, võtta mingi tõuksi ja minna, ma ei tea, avastada siin piirkonda ringi. Me saame teha matku mäestikku, mis on nagu hästi lähedal, mulle tohutult meeldivad Hispaania sellised matkarajad ja sellised looduses olemise võimalused. Nii et igal juhul kutsume teid oktoobris endaga liituma nädalaseks Working Holiday mõnusaks selliseks produktiivseks, aasta produktiivsemaks nädalaks. Produktiivne selles mõttes, et töö ei ole alati see, mis on kõige produktiivsem asi. Asi on ka see, et kuidas ma nagu inimesena edasi lähen, kuidas on minu tutvusringkond, kas on kvaliteetne, kas nad mõtlevad samamoodi edasi. Väga sageli meie unistusi tõmbavad tagasi tegelikult paratamatult just meie väga lähedased inimesed, kes ütlevad, et oh my god, sa oled hull, et sa mõtled neid mõtteid. Miks sa ei võiks rahulikult olla raamatupidaja 45 aastat veel edasi, on ju, kui sa oled juba olnud väga pikka aega. Ja need inimesed, kes julgevad kastist välja mõelda, on just täpselt need, kes julgevad ka mõtelda, et aga äkki ma ei pea kogu pime aeg olema Eestis. Äkki ma võin lubada endale nädal, 2, 3, 4 ja mina, Joia ja Kaira tahame pakkuda teile turvalist võimalust, kuidas tulla ja proovida kõike seda ilma, et sa pead ise ukerdama transpordi ja majutuse leidmisega ja sul on sõbrad ja mõttekaaslased seal samas villas olemas. Ja siin küsitaksegi selle retriidi kohta, et Kaira, kas oleksid hea palun ja paneksid siia retriidi kuupäevad ja sündmuse lingi ka meile, siis oleks väga hästi. Siin on vahepeal üks, Egle, kui sa tahad lonksu vett võtta, siis siin on üks küsimus mulle. Jaa, go for it. Vahepeal ma detaili ei lähe, aga ma vastaksin sellele. Küsiti, kuidas mina olen oma laste kooli teema lahendanud, millises koolis nad käivad. Minul on 3 last ja kõigil 3 lapsel on erinev lahendus. Ehk siis, kui ma tulin siia üle 2 aasta tagasi, siis ma tulin siia niimoodi, et minu kõige vanem ja kõige noorem kõige vanem oli püsivalt Eestis, ta käis Eesti gümnaasiumis, keskmine ta tuli siia, käis 2 aastat Hispaania koolis, panin ta siia üleöö niimoodi, et ta ei osanud sõnagi hispaania keelt. Ütlesin talle upu või uju ja siis ta ujus, õppis keelt ja käis koolis, aga nüüd siis eelmise aasta lõpust me otsustasime rahvusvahelise koduõppe kasuks. Ja kõige noorem on siis niimoodi, et tema on pool aega isaga Eestis, pool aega minuga siin. Tema on Eestis, käib Eestis koolis ja siis, kui ta minu juures siin Hispaanias on, siis ta teeb siin koduõpet. Et ta on samamoodi käinud ise õppekoolis ja oleme ka nüüd viimane periood tegime niimoodi, et ta üldse õppiski kodus ja oma kooli asjad ja kõik on väga hästi toiminud. Ta on oma asjadega pigem ees isegi ja selles osas on hästi kõige vanem tütar nüüd mul. See aasta nüüd kohe lõpetab gümnaasiumi ja tema vahetas selleks, et tema tahtis väga tulla Hispaaniasse ja tema vahetas kooli ja läks Audentese gümnaasiumisse ja praegu siis
on ühesõnaga gümnaasiumi lõpetanud tegelikult Hispaaniast, et lihtsalt käis vahepeal eksameid Eestis tegemas ja nüüd on tagasi siin. Ja siis läheme lõpetamiseks uuesti Eestisse. Et mina olen kogenud täiesti 3 erinevat vormi ja kõik on toiminud ja igaüks on saanud valida oma ja samal ajal ma olen kogu aeg olnud sellises nagu muutumises. Vot, ma annan Egle sõna sinule üle ja tahaksin küsida sinu käest pere kohta, et sul on lapsed Eestis. Et kuidas sul nagu emotsionaalselt see kuidagi nagu see on nagu paigas, et sa oled ära, kuidas sul on süütundega, kuidas sul on suhe lastega selle raamis muutunud, et need on nagu väga sügavad ja olulised teemad. Siis tekib selline nagu digitaalne raamistik. Ma kõige noorema tütrega igal õhtul meil on hea tööd kõne, kus me mingi 20 minutit räägime, kuidas päev läks, kuidas trennid läksid, kuidas koolis läks, mis sõpradega toimub. Suuremate poistega, nad on mul 15 ja kõige vanem on peaaegu 20 juba, et nemad ei vaja sellist igapäevast käehoidmist obviously. Aga neile ma katsun teha 2 korda nädalas kõned ja lihtsalt olla olemas, mitte et teismeline tahab oma südant puistata telefoni otsas nagu emale, ilmselt nagu kõik, kellel on nii suured lapsed teavad, et see päris nii ei ole, aga ma kindlasti proovin neid kord aastas tuua Hispaaniasse ka. Siin on kitsas koht pigem selles, et kuna mul 2 poissi mõlemad on lõpuklassides, siis selles aastas ei taha neid väga nagu eemale võtta ja koolivaheajal lendamine ei ole kõige toredam asi hinna koha pealt. Nii et jah, ta on leiutamist, aga ma ütleks niimoodi, et lapsed tegelikult nagunii nad oleksid minust eemal, kui nad on isa nädalal isaga. Ja see, kus mina parasjagu viibin, tegelikult on neil isegi põnev, kui ma saadan neile vaadake, siin on Gibraltari vaade või siin ma olen praegu kuskil mägedes oma koeraga, mul on Hispaanias teine koer ka, Eestis on ka koer ja mingisugused uued ägedad vaated foto nii-öelda albumina tulevad perechatti kogu aeg sisse, et ma arvan, et neil on isegi põnevam selle võrra. Ja pojad isegi planeerivad aeg-ajalt niimoodi, et okei, ma kogun raha kokku, kas ma võin tulla paari sõbraga sinu juurde 3-4 päevaks. Ja ma alati luban seda ka, et siis on selline nagu special feel on ju, et mul on kuskile minna, sest et mul on tuttav inimene võõras riigi sees ja kes saab mind vastu võtta. Ma lisaksin siia paari lausega oma kogemuse, et kui ma olen nüüd küsinud selle peaaegu 3 aasta jooksul oma laste käest, et kuidas nad nagu päriselt tunnevad, et kui ema on siis ära osa ajast, et osa lapsi ma siis pool ajast näen ja pool ajast ei näe. Ja kodu on nagu 2 riigi vahel, siis kõik lapsed on mulle öelnud, et nende jaoks on see, kuigi alguses oli emotsionaalselt raske, uus elukorraldus, aga kõik on väga tänulikud sellest, et neil on 2 kodu, et neil on Eesti kodu ja neil on Hispaania kodu ja neil on võimalus samamoodi sõpradega reisida, külla kutsuda, ise külla minna, nii et minu kogemus on hästi sarnane. Ma arvan, et meie lastel ei ole selline hästi piiritletud konnatiigi nagu tunne, et selle piiri sees mul on turvaline olla, mis on Eesti ja et kui ma väljapoole lähen, siis äkitsi ma olen nagu täiesti kadunud. Ei, meie lapsed on saanud juba, meie generatsioon üldse, kes me siin kõnes ka täna oleme, nad on saanud palju rohkem reisida, nad on palju avatumad sellele, et elu käib teistmoodi ja ma üldsegi ei näeks, et see on nagu midagi väga imelikku, et päris mitmes peres elu käib mitme riigi vahel. Siinsamas Tallinna kesklinnas, kus ma elan, mul on päris mitu naabrit niimoodi, et eestlane on üks pereliige, välismaalane on teine, võetakse oma koer ja oma lapsed on ju ja minnakse mehe riiki ja siis tullakse tagasi Eesti riiki ja kuna digitaalne töö on lihtsalt nii sage, siis kuidagi terve nagu Euroopa saab koduks ja mulle tundub see isegi turvaline. Kui ma olin natuke paanikas, et siis ma lendan nagu võõrasse riiki, et tegelikult mis asi see on, mida ma teen endaga, siis ma hakkasin mõtlema, et okei, aga Euroopa on nagu Ameerika, et ma lähen lihtsalt teise osariiki, ma lähen teise Euroopa osariiki, nagu mis siin nii crazy'd saab olla. Keegi ei puista mind mingi tollis läbi, et oh my god, mis sa kaasa võtsid ja sa oled kahtlane ja mida sa siin üldse teed, on ju, ei ole. Mõnikord on nii, väga sageli, pooled juhud on niimoodi, et isegi ID-kaarti ei küsita lennujaamas mu käest, kui ma nagu lennuki peale lähen. Et ongi täiesti osariigi tunne nagu.
Mis on, Egle, sinu kogemuses sellise elustiili varjatud emotsionaalne hind? Ja siin on kindlasti varjatud hind on see, et kui sul on hea võrgustik Eestis olemas, siis kust sa peaksid selle samamoodi samas kvaliteedis saama kiiresti Hispaanias endale ka. No see on ilmselge, et seda ei ole. Sa oled tagasi nullpunktis, kus mina tegelikult ma täiesti teadlikult võtsin ette sellise protsessi, et ma hakkasin käima nii paljudel networkimise sündmustel, kui ma vähegi suutsin, sest üksildus mingisugusel hetkel ikkagi marssis mu uksest sisse ja aknast ja mulle ei sobinud see. Ja jah, ma peaks ütlema, et tegelikult eesti keeles suhtlemist ma hindan väga oma 3 nädala jooksul, kui ma Hispaanias olen ka väga. Nii et kui me saame Choiaga kokku või Kairaga kokku või mõne teise eestlasega kokku, keda on tõesti palju, keegi vist küsis, et kas 3000 või 30 000 ja tegelikult isegi rohkem. Aga kuna see on selline big strip, eks ju, et siis me ei ole kõik niimoodi sellises pisikeses klastris, nagu on britid või rootslased, kes valivad mingid linnad või noh, ma ei tea, soomlased Fangiroolas on ju. Et eestlased kuidagi jagunevad selle 300 kilomeetri peale hästi nagu haja asustusse ära. Aga mul on alati väga hea meel eesti keelt rääkida 3 nädala jooksul, sest inglise keel, sa tahad väljendada ennast hästi vabalt niimoodi, et sa ei mõtle järgmist sõna. Ja mina, kes ma olen elanud Ameerikas ja igal pool, ikkagi pean mõtlema mõnikord, mis see järgmine sõna on ja siis on niisugune nagu ajupuhkus, kui ma saan eesti keelt rääkida. Igal juhul hea. Kas sa enne rääkisid ka, Egle, siin sellest lennujaama hetkedest, et kas sa mõnikord, kus sul on olnud hetki, kus sa oled lennujaamas ja mõtled et miks ma olen endale sellise elu organiseerinud? See mõnikord tuleb mulle küll, jaa. No eriti nüüd, kus mul selles mõttes, nüüd ma loen teadlikku suhet oma tulevase abikaasaga ja ma ei saa ju vahele jätta nädalaid ja mõnikord on see, et ma olen väsinud ja ma ei taha sinna lennujaama minna ja miks ma pean mul on siin Eestis kõik ju olemas, mul on sõbrad olemas ja töö olemas on ju ja ma taban küll ennast sellest, et kurat, jälle on lennujaam, jälle on 3 nädalat, jälle ma olen lennujaamas, nagu ma mingi elan siin lennujaamas, aga samas tegelikult see muutub ka üha, mida rohkem sa teed seda, üha märkamatuks see muutub. Sa oled juba sellega harjunud, et sa tead täpselt, mis kell lennujaama minna. Tallinnas on see ju nii väike, et sa lähed maks mingi tund aega varem. Kui sa juba tead oma lennuliine on ju, siis sa tead, kas charterid tulevad samal ajal või ei tule. Minu lendude ajal ei tule charterid sisse, ehk siis turvakontrollis ei ole palju inimesi. Ja see muutub justkui et okei, ma lähen nüüd Tartusse või ma lähen nüüd Pärnusse, siis ma pean ka bussi istuma või autosse istuma, panen podcasti peale, 2 tunni pärast olen kohal, põhimõtteliselt samasugune dünaamika, et see normaliseerub tegelikult suht kiiresti ära. Ma ütleks, et mul oli esimesel aastal lendamisega oli nagu error. Praegu mitte nii palju. Keerukus on nüüd see, et kui tahta hoida endal põnevat sotsiaalset elu, siis selleks, et kokku leppida oma Hispaania sõpradega tegevusi, sa pead Eestis olles neid hakkama kokku leppima ja samal ajal, kui sa viimane nädal Hispaanias ja sa tahad Eestis, et sul oleks midagi toredat sind ees ootamas, siis sa pead skännima Facebookist ja igalt poolt sündmuseid ja sõprasid läbi kolistama, on ju. Et hei, mis teeme, lähme teeme sauna, lähme kinno, lähme kuskile festivalile. Sa pead hakkama neid nagu teadlikult ette leppima kokku, sest et see raamistik läheb katki, et ma olen spontaanne ja iga aeg sobib ja ma ei tea, homme 3 kuu pärast teeme asju, on ju. Ma pean vaatama, kas ma olen Eestis või ma olen Hispaanias ja see sotsiaalse elu organiseerimine on võib-olla tihkem, aga samal ajal ka nagu rikkalikum, sest Hispaanias ma saan mingisuguseid kogemusi ja Eestis ma saan oma vana head kogu seda pehmet, mõnusat sõprade võrgustikku, kes mul siin on ju. Hispaanias on võib-olla see, et on rohkem neid networkimise asju, rohkem uusi inimesi. Mul endiselt ei ole veel nii-öelda Eesti selline kogukond asendatud. Ma ei tea, kuidas sul Choia on, sina ju vaata elad koha peal, et sul on võib-olla neid spontaanseid plaane natuke lihtsam teha, aga mina veel ehitan üles endale Hispaaniasse sellist mõnusat, mugavat kodust sotsiaalset ringi. Nojah, mul on nii ja naa, et mul on tekkinud siia ringkond ja mul on nagu erinevaid tutvusi tekkinud. Sama ma ei saa öelda, et mul Eestis on, sest minu power tower on alati olnud see, et mul on network väga lai ja minu jaoks see, mis sa välja tõid, oli kõige suurem pain point üldse. See on pain point täiesti. See on täiesti, aga
see on tehtav ja see on arendav ja sellel on oma võlud ja samal ajal siin on see ikkagi niivõrd palju laiem, et siin on ju Marbella ja kogu see piirkond, siin ei ole põlised hispaanlased, siin on inimesed, kes räägid juttu, ema on sealt, isa on sealt, ise on sündinud seal, elanud seal. Ehk siis väga mitmekülgsed inimesed, hästi kirju seltskond, hästi rahvusvaheline, hästi avar. Nii et siit sa saad täiesti mingisuguse teistsuguse perspektiivi kui Eestist, et nad on nagu koos, hästi mõnus dünaamika. Ja ma tahan seda kindlasti lisada, et Eesti ei ole üldse halb koht, kus elada. Ma alati käin puhkamas närve Eestis, aga ma käin laadimas patareisid Hispaanias. See nad nagu toetavad üksteist, sest Hispaania me peame ikkagi endale nagu aru andma, on lõunaosariik nagu Itaalia, et asjad on segased, messid, võtavad palju aega, lähed notarisse, tal on kilomeeter pabereid selja taga, mis Eestis juba ammu ei ole, eks ju. Ja siis mõtled, et kurat, kuidas ma saan pangakontot avada 2 kuud? No ei saa pangakontot avada 2 kuud, mis asja? No eraisikule sa käid kergemini, aga mul on ettevõte ka Hispaanias ja selle, mis suutnudki. Tegingi Revolutis, on ju. Ja samal ajal tunned, et issand, kui mõnus, nagu ma lähen õhtul katuseterassile, mul on nii mõnus vaade, ma olen laetud, on see ilus, fantastiline, pastelne päikeseloojang ja nagu vupsti patareid on täis, on ju, selle asemel, et 4 seina vahel istuda. Aga Joia, kui kiiresti hispaania keele ära õpid? No vot, see on väga hea küsimus. Mina siiamaani õpin ja minu märksõnad on aeglane, aga järjekindel. Kui sa võtaksid selle ette nii-öelda, no okei, oled paar korda. Siis on see võimalik. Jaa, aga kuna minul on seda praktikat siin vähe, inimesi, mul ei ole Hispaania sõpru, mul on see, et mul on kuskil ametiasutustes või kui ma linna peal käin või poes või siis ma alati räägin hispaania keeles. Nii et on võimalik seda keelt ära õppida. Ma tean, et kes on siin ära õppinud 3 kuuga, kes on ära õppinud poole aastaga. Väga palju elab siin britte ja inimesi, kes elavad siin 20 aastat ja nad ei räägi ühtegi sõna. Et mina praeguseks nagu basic hispaania keelega saan hakkama ja mulle väga meeldib hispaania keel. Mina usun, et iga uue keelega ma saan endale juurde ühe uue hinge. Et see on minu jaoks hästi oluline, et see keel ära õppida. Nii et mina jätkan sellega, et see, kuida kaua sa seda õpid, see on sinu enda valik, kui palju sa valid neid sõnu õppida ja praktiseerida. Kuule, Egle. Ma tahtsin sulle öelda, kas ma võin öelda selle asja ära, mida kõik eestlased oskavad hispaania keeles öelda, aga see on ka suht ainuke asi, kui nad natukene käivad ainult. No. Café con leche descafeinado, por favor. Siis oli kofeiinivaba piimaga kohv, palun. Mul on sulle lõppu, Egle, 5 kiirküsimust. Nii. Siis võid anda kiired, selged, esimesed vastused, mis sulle pähe tulevad. Kõige ülehinnatum asi Hispaanias? On fine dining ja experiences. Sa võid õudsat hinda, sa võid 300 eurot maksta õhtusöögi eest ja tegelikult see oli üldse väärt seda, sellepärast et Costa del Soli tuleb kokku Euroopa eliit. Nemad söövad ainult teatud kaubamärkide ja teatud Michelini staaridega restoranides. Ja kui sa satud kogemata valesse restorani, siis I'm sorry, see hind ei ole seda väärt. Nõus. Kõige alahinnatum asi Hispaanias? On loodus ja see, kui palju lilli on terve aasta jagu kogu aeg igal pool, kui palju kõik põõsad õitsevad. Kõige alahinnatum asi tegelikult minu arvates on ka see, et kui sa näiteks oled villas, siis sa näed, kui ägedaid aedu nad endale teevad. Kui sa oled kuskil urbanisatsioonis, urbanisatsioon on nagu selline kogukond, millel on tavaliselt aed ümber, tal on oma bassein või basseinid ja oma aed. Ja mega alahinnatud on see, et vau, ma võin sinna minna muru peale istuma, ma võin raamatut lugeda, see on nagu põhimõtteliselt Kadrioru park. Igal urbanisatsioonil on oma Kadrioru park ja see on lihtsalt mega kogemus eestlasele, kus sa tuled ala Mustamäelt või Lasnamäelt, kus mitte midagi sellist ei toimu. Meil ei ole kogukonna nagu selliseid aedu või nagu üldse sellist iluloomist. Ja, siin on see ka teema. Mina näiteks vaatan praegu aknast välja. Mul on siin õitsev palm, mul on siin lillad, roosad paberlilled ja siis mul on nagu printsessi aias on niisugune suur purskkaev, mille ümber on umbes 5 erinevat värviroosid. Ja see oli praegu reklaam Joia korterile, kes tahab suvel aega veeta. Ja ma elan kesklinnas, nagu täiesti kesklinnas.
täiesti. Ja kusjuures, mis on meile veel täiesti arusaamatu ja väga luksuslik, on see, et kui sul on ka enda pisikene aianurgakene sellises, sul on townhouse ehk siis linnamaja või esimese korruse korter ja seal on haljastus olemas, siis sina ei pea selle haljastuse eest hoolitsema. Sul on aednik, kes tuleb, niidab muru ära, kes tuleb, pükab su põõsad ära, kes tuleb, väetab su lilli, su roose. Sa ei pea mitte midagi ise tegema. See mulle väga meeldib. Nii, üks asi, mida inimene peaks tegema enne siia kolimist. No kui nüüd rääkida kolimisest, siis on vaja NIE koodi, sest sellega sa saad pangakontosid ja värke-särke, seda saab ka Eestis avada, see ei ole üldse raske iseenesest. Aga mis peaks kindlasti tegema, on see, et käi paar korda Hispaanias ja siis vaata, kas sa tahad kolida sinna päriselt, ehk siis olla nagu Joia või teha supsakaid nagu mina ja toon jälle üles Working Holiday retreat'i, tule meiega kaasa, minu, Joia ja Kairaga ja tule proovi järgi, kuidas on elada ja siis sa saad vaadata, kas sa tahad seal päriselt olla või sa tahad teha sutsakaid. Kõik variandid sobivad. Ja siin sa saad kindlasti kohtuma, ma usun, ka teiste eestlastega, kes siin elavad ja kellel on kõigil erakordsed kogemused, nii et me juba tekitame siia network'i ka sellele retriidile kindlasti. Ja Ketlin, nii äge, et sa tahad liituda, 100% oled oodatud, palju rahvast mahub. Me oleme 10+ inimest, aga mitte väga palju rohkem, nii et me saame alati koos teha õhtusööke, me saame koos käia sellistel matkakestel või tahame minna, ma ei tea, peole või mis ma tavaliselt olen teinud, me oleme nüüd paar tükki neid teinud ja kõik osalejad on alati megalt rahule jäänud. Isegi kõige suuremad unekotid tulevad päikese tõusu ajal minuga hommikusulpsu tegema näiteks. Kui nad Eestis seda ei tee, siis seal nad seda teevad, sest kui sa paned ennast teise keskkonda, siis kuidagi kogu süsteem hakkab natukene teistest kohtadest läbi käima. Nii et ja kas või nagu see, et kui sa sööd teisi asju, sa jood teisi jooke. Veinisõpradele, Hispaania on kuri tegelikult odav. Igasuguste nagu veini hindade koha pealt, et eelmise retriidi rahvad on tulnud niimoodi poest 2 kotiga, et see on ainult veine täis. Mina ei ole väga suur alkoholi austaja, ma võib-olla selle parteiga ei liitu, aga need, kes tahavad proovida hästi suurt nagu paletti, erinevaid veine, mis on koha peal kasvanud, siis absoluutselt ja sa ostad 2 eurot pudel on ju neid asju ja koha peal see kalad näiteks, turata ja mis iganes on Joia, see valged kalad on imehead, paellad erinevates maitsetes on imehead, et juba see, et sa sööd hoopis sellist teistsugust toitu kui kartul ja kaste ja hapukapsas on ju, paneb kuidagi nagu teistmoodi kuidagi asjad käima. Ja mis ma näen, et inimestele tohutult meeldib, on ka see, et tavaliselt julgevad nii-öelda tulla meiega kaasa ettevõtlikud inimesed ja natuke, kes tahavad kastist välja tulla ja siis need vestlused, mis tekivad a la õhtul basseini ääres või hommikul kohvi juues või kui me näiteks loodusmatkadel oleme või teeme mingisuguseid, ma ei tea, kakaorituaale, kes tahab, kes ei taha, ei pea tegema. Meil on Joiaga nagu hästi palju ägedaid asju pakkuda ja mis me veel teeme, on see, et me vaataks sisse 2027 aastasse, mida sa tahad luua. Praegu on võib-olla küll vara mõtelda, aga oktoobri lõpupoole ei ole enam üldse vara mõtelda ja siis me vaatame läbi kogu sinu elu erinevad sektorid ja saad valida sealt enda jaoks kõige olulisemat, mis sind kõige rohkem õnnelikumaks või rikkamaks või rohkem täidetumaks teevad ja me lähme süvitsi ja me saame jagada ja sa saad noppida teiste inimeste ajusid. Kuna kõik on ettevõtlikud inimesed, siis sealt neid ideid tuleb alati rohkem, kui inimesed suudavad endale kirja panna. Villa ei ole veel teada, villa me valime natukese aja pärast. Valikuid on tegelikult palju, meil on listis mingisugune 5-10 erinevat villat, aga villad on alati olnud hästi toredad. Ja me natuke tahame selle järgi ka valida, et kõik toad ei oleks, et me saaks võimalikult palju 2 tubasid, kus on ühesed voodid, et siis sa ei pea selles suures voodis olema teise inimesega koos, et see on kriteerium meil olnud, et sul on mugav.
Kui sa tahad mehe kaasa võtta, meil on paarid käinud küll täiesti ja siis ma täitsa soovitaksin niimoodi, et ärge tehke asju koos. Meil mõnikord inimesed lähevad, üks kamp läheb salsat tantsima kuskil õhtul, teine kamp jääb õhtul, ma ei tea, mediteerima või ma ei tea, mingi kakao, mingisugust vestlusringi tegema, on ju. Kolmas kamp istub ja teeb tööd, on ju. Kui sa tuled koos partneriga, siis las partner valib ise sellest suurest bufeest. Kui sa tuled, siis me kindlasti saadame sulle küsimustiku ka ette, et mida sa kõige rohkem vajad. Kas sa vajad selgust, kas sa vajad lõõgastust, kas sa vajad uusi tutvuseid, kas sa vajad lihtsalt väljalülitamist või sa vajad, et kõik su soovid ja vajadused on rahuldatud, siis me saame anda võimalusi sulle valida neid tükikesi. Meil on juba mingi mustmiljon erinevat tükikest olemas. Alates sellest, et me võime teha Via Ferratat, mis on kalju peal ronimine, lõpetadaski igasuguste hommikute rahulike praktikate ja sissepoole vaatavate nagu pead puhastavate tundidega, mis aitavad nagu oluliselt tõsta esile ja ebaolulise kirjutame siis selle meditatsiooni käigus nagu paberile ära, aga siis me saame jagada, et mis on tegelikult mu elus oluline ja kuhu suunas ma tahan tegelikult edasi liikuda. Et me oleme näinud, et meil on varasematel riitidel olnud kas siis ettevõtjad või siis need palgatöötajad, kes tahavad elult enamat ja tahavad mõtelda nagu kastist nagu väljapoole ja vajavad sellist kvaliteetset seltskonda selleks. Et mitte selliseid nagu mõisaköisi on ja kes lihtsalt lohisevad, et hästi palju on meie ümber ju inimesi, kes lihtsalt elavad, sest elu on selline ja tuleb leppida ja mis ma ikka teen ja mis ma ikka valida saan ja tegelikult saab küll. Egle, üks asi, mida sa oleksid tahtnud ette teada, enne kui sa sellele 2 riigis elamise teekonnale tulid? Ma arvan, et ma oleks hakanud varem teadlikult looma suuremat asendussõprusringkonda, see võtab aega. Ma praegu näen seda, kuna ma ikkagi Amazoni ettevõtmisega mingil hetkel põlesin läbi ja kui ma hakkasin käima, siis mu ringkond oli väike, et ma ei jõudnud väga palju sotsialiseeruda ja ma olin rohkem eestlastega ja sinuga ja elukaaslasega suhtlesin, aga kui ma oleksin varem pihta hakanud, siis praeguseks ajaks, ma arvan, ma olen 2,5 aastat niimoodi nüüd reisinud, siis mul oleks tegelikult juba see hea baas olemas, et mul ei ole vaja enam suvalistes sellistes business dinnerites ja ma ei tea. Hästi palju on selliseid kokkusaamisi, kus on mingi moeshow, keegi näitab oma moekollektsiooni ja siis naised istuvad ümber laua ja tutvuvad üksteisega, et väga värvikas seltskond on Marbellas koos, et igale maitsele leiad midagi, aga et nagu endale üles noppida sealt, et okei, sina meeldid mulle ja sina meeldid mulle, see lihtsalt võtab vaata sellist nagu natukene higipowerit. Ja siin Hispaanias on see, et iga pisikene linnakene, mis siin rannikul on oma nägu. Et see on siin hästi suur eripära, et sa leiad, seal ei ole niimoodi, et terve see 300 kilomeetrine rannik on kõik ühesugune. Ei. Siin on totaalselt erinevad eestlased, siin on totaalselt erinev vibe, seltskond, see on nagu nii erinev, et sa sõidad paarkümmend kiltsa edasi, 10 kiltsa isegi ja siis sa oled mingi teistsuguses kohas, seal on teistsugused inimesed, teevad natuke teistsugust asja. Et siin on nagu hästi palju maitseid koos, kus see ei ole niimoodi, et kuule, ma käisin Marbellas, mulle üldse ei meeldinud või ma ei tea, Fuengirolas, aga mine siis, ma ei tea, Esteponasse või mine kuskile, käi Malagas või mine kuskile rohkem kuskile mägedesse, ma ei tea, mine Rondasse või mine kuskile, mis iganes, et siin on nagu valikuid hästi palju ja need on tõesti erinevad. Ja see on ka see, et kas sulle meeldib rohkem olla nagu siukses buzzing, et inimesed on ümberringi ja sa kõnnid ööklubisse ja kõnnid igale poole või sa tahad olla looduse keskel, siis sa peaks rohkem mägedesse vaatama, kuskile Koini poole või midagi sellist või Guaro poole. Aga kui sulle, näiteks mulle tohutult meeldib selline sadam nagu La Duquesa, mis on Esteponast veel edasi. Hästi selline totaalne postkaart ja seal pisikeses piirkonnas toimub elu ja kui sa näed natukene eemale, paarsada meetrit, siis sul on rahu ja vaikus ja ilusad aiad, on ju. Et see on täpselt nagu võib-olla minu jaoks paras, et ei ole liiga üleküllustunud, aga samal ajal ma saan sotsialiseeruda, istuda kohvikus, kohtuda inimestega, seal on teisi eksperte, eks ju.
et nii, oot, kas Egle Itaalia peale ei mõelnud, seal ju ka hea soe. Tead, ma tegelikult Itaalia peale nii palju ei mõelnud, sest ma tean, et Itaalia on veel rohkem messi kui Portugal ja Hispaania. Kui sa Itaalias, tänaseks mul on Hispaanias juba elukaaslasega oma ettevõtte ka ja Itaalias oleks seda ilmselt veel keerulisem teha kui Hispaanias. Ja miks ma seda tean, on see, et mu kunagine klassiõde, praegune väga hea sõbranna, elab seal oma itaallasest mehega ja need lood, mida ma kuulen, on kraadi või isegi 10 kraadi kangemad kui need, mida me kogeme Hispaanias. Nii et see on minu põhjus. Ja ma olen kuulnud itaallastelt, kes on Hispaaniasse elama kolinud ka, et ühtpidi seal on küll ilus, aga et Itaalia on palju rohkem selline nagu richid, et kogu see süsteem ja uskumuste süsteem on hästi selline kinni ja hästi jäik, et seal ei ole sellist avatust. Seal on vähem välismaalaseid ka miksis, kes tooksid uut värsket mõtte nagu välgatust sisse, sest ütleme nii, et ega klassikaline hispaanlane ei ole ka väga avatud uuendustele, proaktiivsele, ettevõtlikule meelele. Nendel on ikkagi see, et mis on meile eestlastele isegi võõras, on see, et nad lähevad 8 kontorisse, siis neil on 2-3 tundi siestat ja nad lähevad 9 õhtul koju. Ja see on nende tööpäev. Ja siis nad lähevad ja siis 9 õhtul nad lähevad koju ja siis nad hakkavad alles sööki tegema ja nad söövad võib-olla 10 õhtul alles oma õhtusööki. Et neil on täiesti nagu teistsugune elustiil kui meil siin eestlastel. Nii, Martin küsis kinnisvara flipi kohta, ma nüüd vaatan korraks. Kas kinnisvara flip erinev on Hispaania versus Eesti? No jaa, megalt. Joia, sa ei ole veel ühtegi kohta renoveerinud, eks ju? Ei, mina ei ole, et ma olen siin hästi nagu kursis olnud ja kogu selle aja jooksul olen käinud erinevaid kinnisvaraobjekte vaatamas ja kogu aeg kätt pulsil hoidnud. Alguses ma otsisin aktiivselt ja mul on siin erinevaid sõbrannasid ja tuttavaid, kes on kinnisvaramaaklerid ja siis ma nendega aeg-ajalt räägin ja saan aru, et see läheb järjest keerulisemaks ja keerulisemaks. No sinul on ka isiklik kogemus olemas. Ja, mina olen flippinud 2 kohta, see on peavalu kuubis, kõik on tehtav. Ma ütleks, et mööbli hind on oluliselt soodsam sisse osta kui Eestis, sest et ikkagi tegu on väga suure riigiga, aga ma isegi ei tea, kus kohast alustada. Tarneprobleemid. Sinnamaani, et tuntud suur mööblikaubomaja ütleb sulle, et 3 kuu pärast, kuigi nad pidid tulema eile, eks ju, ja siis ütlevad, okei, ma enne ei saa kui 3 kuu pärast. No kuidas sa siis nagu flipid ja nagu Excelit teed, et ma peaks 3 kuu pärast juba müünud olema, et mul on place tühi. Siis on need issued, kõik on tehtav. Ütleme, et Costa del Solis on võimalik teha flipidega väga korraliku raha. Eestis minu meelest on juba väga kitsas, sellepärast, et meil sisseostu ja väljamüügi hinnad on hästi paika loksunud ja meil ei ole väga palju ruumi, aga Costa del Soli kinnisvara hinnad on täielik metsik lääs. Minu elukaaslane, kes tegeleb kinnisvaras ka, ta esindab ostja poolt, enamasti mitte müüja poolt ja siin on ka erinevus nüüd. Eestis on sul vaja ühte maaklerit, see, kes müüb kinnisvara. Ja üldiselt, kuna hinnas ei saa enam-vähem mängida mitte midagi, et võib-olla paar tuhat eurot. Hispaanias sa võid mängida, kui sa ostad alates 500 000, ütleme nii, et keskmine kinnisvara hind on seal 500 000 kuni 3 miljonit ja see nüüd eestlasele ei ole vastuvõetav hinnavahemik, sellepärast, et suurem osa kraami ostetakse ära ikkagi nagu jõukate eurooplaste poolt, eks ju. Aga sellises hinnavahemikus on võimalik säästa 100-150 000 eurot kinnisvara ostul ja sellepärast on sul vaja ostjapoolset maaklerit, kes läheb ja vaatab järgi reaalselt tehingu hinnad, mis toimub urbanisatsioonis, missuguseid argumente on võimalik müüjale hambusse visata, millega tema väga sageli toime ei tule, sest müüjapoolsed agendid on väga sageli kas siis hispaanlased ise, kes väga hästi läbi rääkida ei oska, või siis mingid suurte agentuuride, kus on sadu maaklereid, nagu reaagendid, kes võib-olla ka otseselt, nad saavad lihtsalt selle töö sisse, ma lähen teen selle ära, aga tal ei ole otsest huvi, eks ju, et väga oluline on see, et kes on su ostjapoolne maakler ja kas tal on päriselt huvi nagu seda hinda jõhkralt alla rääkida. Mõnel juhul saab jõhkralt, mõnel juhul saab natukene, alati saab hind alla, nii et flippide koha pealt ma ütleks, et vahet ei ole, mis
peatükki sa flipi koha pealt ei tooks praegu üles, ma saaks rääkida tund aega tarnetest, ehitajatest, kellel on 6-kordsed hinnavahed, kui sa ei tea, keda sa palkad, siis sa saad täielikku jama ja sa maksad 6 korda kallimat hinda kui Eestis. Hästi palju on sellist asja, mida sa pead lihtsalt hakkama tegema ja siis sa saad teada ja siis sa rohkem ei tee ja siis sa lähed valid teistsuguse viisi ja lõpuks sa jõuad kohta, kus ühe flipi kohta, mul on praegu niimoodi, et kui ma teen flippe, siis nad on sellised 300-400 000 vahelised investeeringud koos mööbli ja renoga, aga seal on võimalik teenida vahemikus 50 kuni 100 000, kui neid hästi teha. No Eestis ei ole see võimalik, näita mulle seda kohta. Nii et jah, marginaalid saad siis välja arvutada selle pealt. Egle, meil on kell juba 7 läbi. Ma küsiksin sinu käest ühe sellise viimase küsimuse. Kui sa saaksid öelda inimesele, kes unistab ja mõtleb sellise elu peale, ühe lause, ühe mõtte, siis mis see oleks? Ma ütleks, et kindlasti mine proovi ära, sest tõesti kaotada ei ole mitte midagi ja sa ei pea üldsegi kinni jääma Hispaaniasse. Mina ja Joia kutsume sind Hispaaniasse, sest et see on turvaline ja äge keskkond, kus sa saad koos meiega seda proovida. Mine proovi Itaaliat, mine proovi Portugali, mine proovi, ma ei tea, Andorrat, võib-olla sa tahad isegi midagi veel eksootilisemalt nagu jah, natukene sinna Lähis-Ida poole, seal on ka riike, kus saab proovida, aga võib-olla elatustase ei ole nii hea. Mine lihtsalt proovi. Mulle väga meeldib see, et sa oled nädal aega ja sa oled koha peal, saad maandud, sa saad käia ühes kohvikus juba mitu korda, sa vaatad, kuidas sulle meeldib, mis inimesi sa kohtad, kas seal on coworking space'id, saad hakata võrdlema hindu ja käidki mitmes kohas lihtsalt seni, kuni sa vaatad, et kas see siis annab mulle rohkem või ta võtab mult rohkem. Ja kui ta võtab sult rohkem, siis pole vaja, aga sa oled järgi proovinud ja keegi ei saa öelda, et nagu elad elu, mis on justkui nagu kott pähe tõmmatud, on ju, sa oled järgi proovinud kõik variandid. Ja alati on, mis iganes omast kogemusest, kui mina tulin siia Hispaaniasse, siis ma iseendale ütlesin ka või nagu andsin iseendale sellise nagu lubaduse, et ma võin alati ümber mõelda. See ei ole, et kui ma teen mingi otsuse, isegi minu puhul, et ma tulen siia, ma müüsin lõpuks Eestis oma kodu maha ja tulin kogu täie lauluga siia, kuigi ma käin ikkagi Eestis ka, siis ma võin iga kell ümber mõelda. Kui ma otsustan mis iganes põhjusel, et ma ei taha olla siin rohkem, siis ma võin tulla tagasi Eestisse, ma võin minna edasi. Mitte midagi ei ole halvasti, see kõik on kogemus. Nii et tule proovi meiega nädal aega olla off-season. Eestis on oktoobris juba väga õudne, 8 kraadi ja talvejope ja Hispaanias on teesärk ja rannailm. Nii et tule meiega kaasa, tule funni, me teeme tööd, aitame produktiivsuse igas layeris uute avanemiste poole. Ja lisainfo saad retriidi kohta lingilt, mida Kaira pani ja saadan e-maili teile ka kõigile selle kohta, nii et kes on huvitatud, saab sealt kaudu kergesti klikkida ennast meie seltskonda. Aitäh, et sa leidsid aega oma kiire elu kõrvalt meiega täna liituda, tohutult hindame seda ja on tulemas veel üks webinar rohkem sügise poole, kus Joia räägib oma kogemusest, kuidas päriselt eestlasena kolidagi võõrasse riiki ära, samal ajal hoida Eestiga tihedat sidet, samal ajal manageerida lapsi, mismoodi ta häkkis endale sissetuleku, elukohad, uued sõbrad, heaolu, nii et see webinar on tulemas ja selle kohta samamoodi paneme meili peale teile pärast suure suve teist poolt raskemat infot. Ja aitäh sulle, Egle, sinu aja eest ka ja minu poolt ka kõigile suur aitäh teile oma aega meiega jagamast ja soovin teile toredat siis avastamist iseenda elu loomisel siin ja sealpool. Ja näeme teiega varsti jälle. Tšau! Tšau!